Ahoi! Tere tulemast tagasi Salonkaupluse YouTube'i kanalile ja täna on siis aeg jälle teha üks transformatsiooni video ja väike storytime. Storytime siis nimelt sellest samast kliendist, keda te praegu siin videos näete, kelle küüsi ma teen. Nimelt siis kunagi aastaid väga mitu tagasi, ma arvan siuke 2015-16 tuli ta minu juurde, et temal ei püsi küüned. Ja ta hakkas siis minu juures käima ja iga jumala hooldus ta tuli mu juurde, tal oli 3 küünt katki, ta käis 3 nädala tagant hoolduses. Ja ma arvan, kõik küünetehnikud teavad seda frustratsiooni, kui sul on keegi klient, kellel tõesti on kogu aeg küüned katki. Ja no reaalsuses ta ise arvas, et see 2-3 küünt tema puhul on väga okei, sest enamasti kõikide teiste küünetehnikutega tal tuli kõik küüned ära, aga vaat nüüd on siis lõpuks ometi ainult 2-3 küünt. Aga no küünetehnikutena me kõik teame, et no 2-3 küünt iga hooldus ära parandada, see on ikkagi väga suur väljakutse. Ja ma olin jumala hädas, ma mõtlesin, sest et ma tahtsin ju, see oli minu jaoks nagu siis täiesti nagu siuke nagu võistlusmoment minu iseendaga, et kuidas ma kurinahk saan tal need küüned püsima. Ja siis mingi aeg, ma arvan, et see võis olla siuke 2018-19 kuskil seal kandis, tuli siis turule selline imetoode nagu polüakrüülkeel. Ja nii uskumatu kui see ka ei ole, siis me saime tal küüned püsima polüakrüülkeeliga selliselt, et ta hakkas hoolduses käima 4 nädala tagant ja kõik küüned olid peal. Seega pärast siis seda, kui ma hakkasin ritsi akrüülkeeliga tööd tegema, esiteks mul hooldusaeg, kui ma vanasti tegin tal küüsi seal 2-3 tundi, muidugi me tegime alati mingeid megadisaine ja hullupööra mingisuguseid kristalli kombinatsioone, siis pärast seda, kui ma hakkasin temal akrüülkeeliga tegema küüsi, siis ma sain põhja tehtud siukse, ütleme siis kuni värvimiseni, ütleme siukse 50 minutiga, sest et kui sa tegelikult pildi pealt praegu vaatad, siis tal ei ole väga suurt nahatööd vaja teha, tal ei ole väga suurt nagu selles mõttes, et tal on väga lihtsasti hooldatavad küüned. Ja see akrüülkeel on selles mõttes nagu nii lihtne, et sa saad teha 4 küünt korraga, vaadake, ma vahepeal ei pane isegi UV LED lambi alla, vaid panengi kõik materjali 4 küünele ära ja need püsivad ideaalselt. Ja tegelikult isegi võiks panna ka pöidlale, aga mul on kuidagi vanast ajast jäänud see, et ma teen 4+1 siis. Ja pärast seda siis ma tean, et kunagi siis, kui ma Viljandist ära läksin ja rohkem küüsi ei teinud, siis ma tean, et ta helistas mulle veel järgi, et küsida, et mis materjaliga ma tööd tegin, et ta tahaks, et tal küünetehnika kasutaks seda akrüülkeeli, et see tõesti pani tal küüned püsima. Ja reaalsuses, ma ütlen, see frustratsioon. Ja nüüd, just see frustratsioon, et kui sul tuleb ikkagi klient kogu aeg katkised küüned, klient ise jumal õnnelik, et nii vähe katkiseid küüsi sina oled niimoodi, et mõtled, tule taevas appi su räävibi pärast maa alla, et kuidas ma ei saa neid küüsi püsima, aga võt näed akrüülkeel pluss akrüülkeeliga, selline ajasääst, et hoia mütsi kinni, eriti sellise pikkusega küünte puhul. Ja nagu te nüüd videost näete, siis mulle endiselt, nii nagu ma olen ka varasemalt rääkinud, siis mingis hetkes ma taipasin ära, et selline korda 10 viilimine, et ma teen ühe etapi korda 10, annab mulle samamoodi kiirust. Ma ei uskunud sellesse, ma kuulsin sellest esimest korda aastal 2010, et teha etapilist viilimist. Seda õpetas mulle minu tolleaegne koolitaja Tatjana ja tema õpetas mulle seda võistlusküünte raames. Et selleks, et saavutada võimalikult nagu perfektseid küüsi, et kõik küüned tuleksid enam-vähem, ütleme nii, et mitte isegi enam-vähem, vaid suhteliselt ikkagi ühte nägu, et siis oleks tark teha ühte etappi korda 10 küüntel ja ma mäletan, kui ma viljelesin seda seal võistlustel, aga ma ei võtnud seda kunagi, ma nagu ei uskunud sellesse või kuidagi ma kuulsin, aga ma ei kuulanud ja ma kuidagi ei jäänud sellele pidama, kuniks ühel hetkel ma hakkasin ise koolitama teisi küünetehnikuid ja mulle tundus, et see on üks sükene moodus, kuidas ma saaksin
ühte etappi küünetehnikule kõige mugavamalt selgeks teha, on see, et ma lasen tal seda 10 korda läbi teha. Ja siis sellel hetkel, kui ma seda hakkasin viljelema õpilaste peal, hakkasin ma seda ise viljelema oma igapäevatöös. Ja ühel hetkel ma tabasin ära, et kuri nahk, et see ju teeb mu töö oluliselt kiiremaks, sest et käemotoorika on sul sees, kui sa teed ühte liigutust korda 10, siis versus see, et sa teed ühe küüne täielikult ära, siis sa ajad oma selle motoorika nagu nii-öelda segamini, eks ole, versus see, et sa teed seda ühte liigutust korda 10, et see oledki nagu robot või siuke monotoonselt teed seda ühte liigutust ja see reaalsuses nagu siis kiirendab su töörütmi. Ehk siis jah, et ütleme nii, et ühel hetkel siis, kui tuligi minu ellu akrüülkeel ja ma hakkasin seda etapilist viilimist rakendama, läksid mu küünetööd esiteks oluliselt puhtamaks, korrektsemaks, mu töö läks oluliselt kiiremaks, muidugi suurem osa sellest läheb ikkagi akrüülkeelile. Vaadake, akrüülkeeliga on nagu see ka veel, et sa saad ehitada temaga üles küüsi, kui on küüned väga kongus, kui sa tavaliselt ehituskeeliga peaksid seda kongusküünt ehitama mitme kihiga, sest et muul juhul keel ei pruugi läbi kivistuda ja sa ei saa seda kuju, siis akrüülkeeliga sa saad ühe korraga kohe tõsta, ta kivistub kenasti läbi, ta ei valgu kuskile, et isegi kui sa pead panema väga tummise paksu kihi ühele küünele, aga sa tahad ikkagi teha nagu 4 küünt korraga, siis isegi see paks kiht ei valgu kuskile, ta on nagu plastiliin, et ja mida ma olen nagu ise täheldanud erinevate brändide akrüülkeelidega on see, et Ritsi akrüülkeel on hästi pehmelt viilitav, välja arvatud läbipaistev akrüülkeel, see on siis nüüd üks kõige kangemaid, ütleme niimoodi pealekandmise puhul ka, et kui sa hakkad teda nagu puhtal paljal kujul nii-öelda vedelal kujul siis nii-öelda hakkad teda vormima, siis ta on võib-olla kõige nagu jäigem ja teda viilida on ka kõige jäigem, aga ülejäänud kõik need värvilised akrüülkeelid on küll hästi-hästi mõnusad, hästi voolitavad ja hästi viilitavad. Ja mis mulle veel Ritsi juures meeldib, on see, et tal on purk, et kui sa üle doseerid, et sa saad alati tagasi panna, mida sa tuubi puhul näiteks teha ei saa. Üks häksim, mida ma ei teinud, mida ma korraks nagu kaalusin, et võiks teha, on see, et tegelikult kui sa tahad hästi sükest lihtsat värvimist, siis kui sa oled viilimise ära lõpetanud, siis vaadake, see akrüülkeel on natuke selline nagu teraline ja siis näiteks kui sa teeksid selliselt, et sa viilid töö valmis ja paned hästi kiiresti ühe kihi megabase'i sinna värvi alla, siis ta teeb selle nagu värvi peale kandmise hästi libedaks ja mõnusaks ja sujuvaks. Ma ei teinud seda, ma kusjuures mõtlesin ennem seda, kui ma hakkasin värvima, et äkki paneks, aga mõtlesin, hea küll, et ma ei pane, aga see on teile väga hea häkk siis, mida te võiksite proovida, see tõesti nagu see megabase hästi nagu teeb hästi lihtsaks sul selle värvimise protsessi, eriti kui sul on vaja mingeid valgeid või mingeid nudesid või mingeid selliseid pastelliseid toone kanda, et siis seda ta hõlbustab hästi. Ja siis ma teen nüüd siis Ritsi värvidega, nüüd ma kasutan siin ühte sarjast 200 kuni 210 number 208 tooni, mis on üliilus siuke nagu nudetoon, aga ta tahab 2 kihti, selles mõttes, et või siis kui klient tahab sellist hästi läbikumavat, elegantset, lihtsat nude tulemust, siis ühe kihiga sobib ka teha, aga kuna siin oli lihtsalt vaja ikka konkreetselt nagu värvi, siis ma tegin 2 kihti. Aga see 200 kuni 210 kollektsioon Ritsil on imeilus, et see on hästi selline kergete nude värvidega. Ja jällegi, mis ma olen ka varem öelnud, et alati kui pealislakki panete, alati pange alla ka kliendile seda pealiskeeli, sellepärast et see hoiab klientidele üldiselt väga meeldib see annab kusjuures tugevusele väikse lisa, püsivusele väikse lisa nüansi, ilma liialdamata, kui te olete teinekord võib-olla tugevamalt küüsi viilinud, näiteks balleriina kujul 100% pange alla keeli, see hoiab küünekuju tugevamana, see on jah, siuke huvitav väike pisi nüanss püsivuse osas. Ja alati, kui te olete tahtnud teha ikkagi nagu teinud pintsliga värvimist, siis tehke alati pintsliga pealiskeeli ka, sest et seda on alati piltidelt näha. Ja kui sa oled juba lõppu jõudnud, siis pane videole like ja subscribe sellele kanalile ja näeme järgmises videos. Bye!